mõtlengi, et astroloogias on nagu selline põhiline, mida kõik teavad, on see tähemärk, on ju see päikesemärk. See on lääne astroloogia päikesemärk, seal on päikekeskus, see on inimese ego, isedus ja see on kõige tähtsam, ta näitab teile energeetilist pagasit. Mis see numeroloogiasse võrdne on siis? Sünnikuupäev. Sünnikuupäev. Jah, 31 kuupäeva, see on palju, kuidas nüüd öelda, mitmekesisem kui astroloogia. Astroloogias on 12 tähte, või see tähemärk, ütleme. Numeroloogias on kohe 31. Elutee ei näita seda, kes sina oled. Elutee näitab, milleks sa siia tulid, mida õppima. Kuhu suunda su elu kõigi eeldust järgi peaks hakkama minema. Inimene tunneb nagu, ütleme, tõmmet nende õpingute poole. Inimese hing sünnib siia ilma selleks, et saada vastav kogemuse. Ta teeb nagu, mina olen kuulnud seda, ma ise teispoolsusega suhtle. Aga need, kes on seda teinud, ütlevad, et inimese hing teeb enne siia ilma sündimist lepingu. Kõikide nende teiste hingedega ta koos ühte gruppi sünnib. Inimesed ei sünni kunagi juhuslikult võõraste inimeste keskele võõras suhtan, see on väga harv juhus. Need tehakse lepingu paika, sünnitakse sinna kohta või perekonda, kus vaja on ja hakkabki see tants pihta. Kui astroloogia nii-öelda eitajad või sellesse skeptiliselt suhtujad toovad tihti välja sellise argumendi, et kui meil on 12 tähemärki, siis justkui kas inimesi ja inimeste karakterid ongi siis nii lihtne võimalik 12 jagada ja numeroloogias on siis põhimõtteliselt see arv lihtsalt suurem. Ja tegelikult see ei ole üldse mitte nii. On erinevad astroloogia lõike, nagu tead ise, on see Hiina oma, India, asteekide, indiaanlaste, on ka oma sordid, kõik on erinevad. Aga põhitants käib ikka selle ümber, et kui sa mingid ajavahem, kus sündinud oled, siis nii teatud inimeste grupp nagu on, omab siis sellele vastu energeetikat. Tegelikult see on ainult see emotsionaalne pagas, ütleme, mingi kontakt, mis sealt tuleb. Aga reaalsed inimesest endast, mis tal nagu on, sellel on terve suur kaart. Kui ma inimesega töötan, ma olen endale nagu võtnud raamiks, ütleme, et mingi 10 põhinumbrid. Nendest 5 on nagu need tugevamad, domineerivamad, ülejäänud 5 on nagu nõrgema tähendusega, aga ilma nendeta ka ei saa. Tegelikult on veel rohkem, aga siis mul läheks kirjatööd, mis ma inimestele teen sünnikaardi koostamisel, läheks oluliselt mahukamaks, kui ma kõik detailid sisse paneksin. Ütleme, et mingi 20 lehe asemel võiks siis vabalt olla 35-40 lehte. Inimese esiteks keeruline lugeda, teiseks läheb kalliks. Ja siis jäängi piirduma selle 20 lehe peale, 15-20 lehe peale, ütleme, ja sinna tuleb siis 10 põhinumbrit. Iga number suhtleb. Minu numeroloogia, mida mina kasutan, ma nimetan seda enda omaks, sest ma mõningase, ma ei tea, lugupidamisega, ütleme, et ma võtsin numeroloogia lääne koolkonnast, Pythagorase koolkonnast, India koolkonnast, natuke Tiibetist ja liitsin need kõik kokku ja moodustasin oma süsteemi nii-öelda, seda nimetatakse solaarseks ehk liikuvaks numeroloogiaks. Seda ma olen trehvanud, et seda kasutatakse. Et see ei ole päris ainulaadne. Ja milles on vahe? Tavaline numeroloogia on statsionaarne. Elude number, potentsiaali number, hinge number, need kirjutatakse kõik välja, arvutatakse välja tähendab, ja kirjutatakse kõik hädana, kuidas keegi, vahet pole vertikaalselt või lineaarselt. Ja siis hakatakse rääkima. See on umbes nii, nagu astroloogias, et päike on, ütleme, lövis, kuu on jääras, ja siis räägitakse. Aga mismoodi need omavahel suhtlevad? Statsionaarses numeroloogias seda ei näe. Selle peab, ütleme, inimene, kes interpreteerib seda, peab suutma ja oskama selle vastavalt intuitsiooni tajule lahti seletada. Oota, aga täiesti, mina ei ole numeroloogiast midagi kuulnud väga. Astroloogiast olen, aga mis need numbrid olid? Elude number? Elude number näitab, kuhu sa liigud, miks sa tulid. See on sotsiaalne kohustus, sotsiaalne vastutus, realiseerumise punkti. Ja kuidas selle teada saada? Sünnikuupäev, sünnikuu, sünniaasta, kõik kokku liita. Kõige lihtsam teosoofiline, see nimetatakse teosoofiliseks liitmiseks klassikalises numeroloogias. Kõik numbrid ükshaaval kokku liita, üks suur jada niimoodi. Nullid ei lähe arvesse, nullid võib välja visata. Oota, ma liidan kokku siis. Mis sul on? Mul on 27. See on 9. 30. 27, mis kuu sul on? Ei, kokku on 30 kõik. 30 kõik kokku.
teosoofilises numeroogias 30, 3 nulliga, ma mõtlesin tavalise nulli arvestada, kui mina arvestan seda. See on kõrgem astme 3, mis kuupäev sul on? 16. 16, siis ma imestasin, et üks asjadega tegeled. mis see tähendab siis? No 16 sünnikuupäevale näitab, nagu enne ma ütlesin, kes inimene on. Ja 16-ga karma võlgadega inimesed. Mis see tähendab? Vaimses plaanis, eelmises kehasuses või siis eelmistes kehasuses, nagu käsitleb seda numeroloogia filosoofia, ehk koolkond nii-öelda, on inimene, no ütleme, teistele vaimses plaanis liiga teinud. Kõrk, ülbe, uhke, teisi jalgallet rallanud, no ei ole vastutanud ühesõnaga oma tegudest. Ühesõnaga eelmistes eludes ja nüüd tuleb ma olen tagasi. Siis ilge sita peanud. No kas just seda, siis peab terve kaarde lahti joonis, ma pean nägema, kuidas need numbrid, no ütleme antud juhul siis 1, 6 ja 7 sinu puhul, kuidas need kontakteeruvad teiste sinu numbritega. Siis võib jah öelda, kas sa oled ilge sita peanud või kuidas see välja mängib selles elus. Aga see on niimoodi põhimõtteliselt, et seda numbrit juhib. Ma ütlen ka vahele, et kui ma teen numeroloogiat, ma kasutan ühte numeroloogilist, astroloogilist meetodi. See on põhineb jagamisel, mitte liitmisel. Klassikal numeroloogia kõik on liitmine. Et põhimõtteliselt just kui see minu see oleks, mul on 16, siis 1 plus 6 oleks nagu 7. Jah, täpselt. Ja kui sa oma telefoni vaatad, sul on see tabloosel on numbrid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. See tuleb 1 nurgast, 6 ja 7, teravik jääb nagu number 6 peal, vaata. No, koonus nagu ta tekib. Nii. See on kindel sümbol. See näitab, et need jooled, mis tulevad 1 kuute ja 7 kuute, need on pingeseisud, mis annavad lahenduse võimaluse inimesele. Number 6 puudutavas temaatikas. See on suhted, kontaktid, heaolu, finantsiline heaolu. Kõik, mis on seotud kaunite kunstidega. Iga päeval on sotsiaalne suhtlemine, mis on praegu sugusin teeme, see käib põsina alla. Selle teemal võib esindada probleeme. 1 aitab, 7 aitab, annavad lahendusvõtme. See tähendab, 1 on ego, inimene ise teeb midagi, inimene ise 1 kuuaga ise tahab suhelda, talle meeldib inimest suhelda, oskab inimestega suhelda. 7-6 annab sinna juurde veel sukse intellektuaalse ja väga terava vaistu. Balansseerib ühesõnaga. 1-6 on enesekeskne suhtlemine, 7-6 on tasakaalustatud, vaimsel laadi suhtlemine, intellektuaalne suhtlemine. Seltskond on tähtis. Osatakse suhelda, osatakse olla diplomaat. Head finantsid on olulised, kuuel ei saa tesit olla, kui raha ei ole, et huvitav number, see tõmbab raha ligi. Päris rikastaks saada, kuutel on keeruline, nad kipuvad liiga palju ära andma, niimoodi, kas sõbral aitaks, aitamiseks ühesõnaga, et kui laen annab ikka niimoodi, aga 16 on sukasid, need võid olla natukene kitsama käega, ütleme siis või siis teravad ühesõnaga. 16 võib olla päris terav, kuigi ta on Veenuse mõju all, mis tähendab seda, et need inimesed on hästi aldid suhtlusele teise sugupoolega, ütleme siis niimoodi. Oskavad väga hästi vahepool on ta mees ja naine, tajuvad ja nendel mingi tõmme, et nendega tullakse ka rääkima, aga iseenesest nad näevad inimesi väga hästi läbi, kes 16 sündinud on. See käib nagu kaasa sündinud raaliaparaat, nad isegi nad ei õpi seda. See lihtsalt tuleb. Kui ongi kogu lugu. Heal variandil, kui numbrid hästi töötavad, on väga intelligentsed inimesed. Nad saavad elus valu tunda, abielu põruna nendel tavalistel. Paljudel, ma tean, mitte kui kõigil loomulikult. Kaotavad lähedas inimesi, matavad oma elu jooksul võib-olla, kes teevad tugevad haiged niimoodi. Need on vaimses emotsionaalses plaanis on see raske number selle koha peal. Ta seob hästi kokku ja siis porustab neid suhteid. Need inimesed kipuvad see ei pruugi olla niimoodi 20 eluaasta, 30, ma tean, et tavaliselt hakkab see number löök andma 45 pluss. Siis, kui toimub see jõuliste elutsüklite muutumine inimese elus. Esimene raks on 36, teine 45 ja kõige valusama paugud on 56, siis kui tuleb see viimane 54-56 eluaastada, kui hävitab viimane elusükkel inimese, millega pärast siis hakkavad inimesed maksma. Aga kui sinna maani oleks ilusti kenasti elatud, kellegi liigi pole tehtud, siis 16 läheb see asi palju lihtsamalt. Palju sõltub inimese enda valikutest, mida inimene teeb. Kas lähtutakse enda egost? 16 ongi see egoism. Mina isekus on terav tavaliselt. See sõltub, mis koha peal see on ka, siis kui potentsiaali numbris on 16, siis ta on palju
väljendub palju valusamalt, ega sünnikuupäeva number, ütleme, sotsiaalses keskkonnas nii aktiivselt ei väljendugi kui potentsiaali number. See on see. Aga mis siis, ütleme, et see on sünnikuupäeva number, siis on mul see elude number oli 30. Jah, ja oluline on sünnikuupäeva ka teada, sest sünnikuupäev tuleb kokku lüüda sünnikuuga. Sealt moodustab ka üks number. Seda nimetatakse päikese numbriks, teisisõnu hinge arenguteeks. See on see, ehk rahulolupunkt. See on see koht inimesel, mida ta peaks tegema iseenda jaoks, et tunda rahulolu mingist tegevusest või mingist tegevusvaldkonnast või tegevusliigist. Ta kohe tunned, et taha teha. Eesti esu.